erineb tuhastamismatus kirstumatusest? No erinevus on olemas, ega nüüd tuhastamismatuse nii-öelda siia Eestisse tulek ei tähendanud kohe totaalseid traditsiooni muudatusi, sest tegelikult tuhastamismatuse nagu see tseremoonia osa on ikkagi suhteliselt sarnane, eks ju, kõnelejad ikkagi räägivad seal oma lugusid, eks ole, ja oma väljakujunenud meetodil juba ja siis ka repertuaar tegelikult, need laulud on samad ja iseenesest selle kirstu juures toimuv on ka tegelikult sarnane. Aga noh, kardinaalselt erineb see, mis matusetalituse lõppedes või õigemini selle tseremoonia osa lõppedes toimub. Et kõigepealt, kui on hauamatus, siis kaanetatakse kirst ja toimetatakse majast välja. Aga kui tuhastamismatus lõpeb, siis see lõpeb sellega, et kirst toimetatakse taha ruumi ja inimestel võib olla kalmistule asja ainult selleks, et lilli viia matmispaika ette, et urnimatus oleks siis, toimuks juba kenasti kaunistatud kalmu juures. Tegelikult on võimalik ka niimoodi korraldada, et tseremooniat üldse surnukehaga enne ei toimu, kui on säilmed tuhastatud, tähendab tuhastatud kujul juba urni paigutatud. Ja noh, see on nüüd hoopis teistsugune matusetalituse võimalus, sellepärast, et surnukehaga kontakti kui sellist ei olegi. See võib olla natukene muutnud siis neid matusetraditsioone, aga noh, üldiselt valdav enamus siiski korraldavad tseremooniat, on see siis urniga või kirstuga, eks ole. Pärjad tuhastamismatusel tekitavad võib-olla natukene isegi sekeldust nii selle matusetalituse toimumise ajal, kui siis pärast tuhastamise ajal nad pigem propageerime sellist lõikelilledest kimpude ja selliste väiksemate seadetega matusetalitust. See muudab lihtsamaks nii inimestele kui siis pärast tuhastamise juures ka. Aga see, kui nüüd traditsioonilisi rääkida, siis puhkpill on ära kadunud siit nagu tuhastamismatuse juurest. Eks alguses on tellitud puhkpilli orkester just nimelt, mitte puhkpill ise. Aga selline üksik esitaja ja niimoodi siin käib. Viiul näiteks praegu siin taustas teeb häälestada ennast, eks ole. Siis flööt, saksofon, trompet, orel või õigemini siis süntesaator. Tegelikult on siin ka meie selliseid populaarseid artiste käinud esinemas siin. Üks muusik on öelnud, et meie akustika on väga hea. Et meil saab nagu selle nagu kuidagi muusikaliselt kuidagi väljendada ennast paremini selle akustika juures. No võib-olla tõesti, jah. Et isegi siin natukene siia administratiivruumidesse kostub ka seda ja see on meie jaoks ka väga tore elamus on. On küll paar asja, mis võivad osutuda ohtlikuks tuhastamise juures. Üks on südamestimulaator. Südamestimulaator on selline seade, mis omab endas nii palju energiat, et kui ta kõrge kuumuse juures plahvatab, siis käib ikkagi korralik kõmakas ja see lõhub ära meil seda ahju sisemust ja siis muutub see konkreetne tuhastamisprotsess meie jaoks väga, väga kalliks. Kui minult küsitakse seda, et mis nüüd oleks õige urniga edasi teha, siis mina ütlen, et urniga tuleb käituda sama väärikalt edasi nagu surnukehaga. Ei ole ju loodusele kahjulik tuhk, mitte mingisugusel moel. Ükskõik mis kontsentratsioonis ja kus ta parasjaga asub. Pealegi see 3 liitri kanti, nagu seda tegelikult urnis on, et siis ka ei saa ju käituda sellega nii, et tekiks mingisugune oht, mingi reostusoht, midagi taolist. Kõige parem näide võib-olla on sellest, kuidas on puistatud siis Estonia hukupaika tuhka ja käidud sinna urne viimas, eks ole, ükskõik mil moel nüüd konkreetne lahkunu oli seotud sellega, aga sinna on küll toimetatud, jah.